Me juba 6. aastat järjest oleme siin Eesti Rahva Muuseumi sees ja aladel, et siin tegelikult maja sees on meil kogu sportralli süda ehk siis ralli võistluste juhtimine, võistluskeskus, meediakeskus, kõik funktsioonid on siin majas sees, muidugi ka nii-öelda teletootmise üksused ja kõik see oluline, et see ralli jõuaks nii kohapealsele publikule kui ka üle maailma. Ja no lisaks siis me hetkel tegelikult seisame ka Service Parki aladel, kuhu tuleb siis ka loomulikult eriti vinge EXPO-ala sellel aastal, kus on päris palju eksponente. Service Parki EXPO-ala sissepääs on kogu publikule tasuta, on see siis avatud neljapäeval, reedel ja laupäeval pikad päevad ja tegelikult võistluspäevade lõpus ka on siis siin 3 päeva parima sõitja nii-öelda sellised nagu pressikonverentsid. Meelelahutust on siin nii noortele kui vanadele, nii lastele kui meestele kui naistele, et tegelikult on hästi suur väljapanek rasketehnikat, on Sportlandi fännipoed, on WRC enda fännipoed, on erinevad sellised nagu meelelahutuslikud tegevused, mis tegelikult, ma arvan, pakuvad kõigile midagi ja noh, loomulikult, kes ei ole võib-olla nii suur rallifänn, et minna metsa kiiruskatsetele, siis tegelikult siit sa saad selle ralliauto hääle ja tunde kätte ning miks mitte siis minna laupäeva õhtul ka siia kõrvale Tartu valla kiiruskatsele päris rallit vaatama. Me oleme selle kogu Service Pargi ja EXPO-ala kontseptsiooni loonud ikkagi selliselt, et siin ühtepidi oleks ringliiklus, aga teistpidi, et me saaksime rallifänniga võimalikult lähedale tõesti lubada, et serviceaegadel saaks pingsalt jälgida, mis seal tiimialades toimub. Ja ma usun, et see lahendus tegelikult, mis me oleme siin välja töötanud, nagu toimib päris hästi ja noh, lisaks ei saa ka ära unustada, et tegelikult sellel aastal laupäevasel päeval toimub siin samas meie nii-öelda Tartu valla kiiruskatse pika versiooni lõpuosas ka crosskartide sprindivõistlus, ehk siis tegelikult ka meie Service Park on ühendatud ka crosskartide servisega, nii et kõigile on mida vaadata. See tegelikult, mida siis ralli vaatajad näevad ja kui palju suure publikuni see jõuab, et eelmisel aastal tõesti see jõudis üle 100 miljoni vaatajani, et see tähendab ju tegelikult kõike, see tähendab teadvustamist, kus on Eesti, mida tähendab Eesti ja veel selgemalt, kus on Tartu ja kus on Lõuna-Eesti. Et need teemad on meile ka siin Eesti kontekstis väga südamelähedased, et seda Tartut ja Lõuna-Eestit ikkagi hoida sellisel maailmakaardil, et selles mõttes ma olen väga tänulik rallile, et nad on tulnud siia meile ja me oleme saavutanud sellise suurepärase koostöö ja nad on jäänud.